tere, 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 kallis nelipühi pere. tere, tere, kõik see pere. Okei. Boss Märt ütles mulle, et ma pean Marika siia ette kutsuma, et ta meile laseks pasunat. Ja siis me üheskoos tõstame issandale häält. Kas te olete minuga nõus? Koos pasunaga. Marika, kas oled siin? Väga hea. No nii, rahvas. Kas paneme sellele laagrile ühe hea alguse käima? Halleluja! Au issandale! Halleluja! 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 Amen. Okei. Nüüd, kuna juhtus niimoodi, et muideks, minu kõrval on siin Merilin. Tere. Kuidagi juhtus nii, et Jumal juhtis asjaolud niimoodi, et meil teemaks on Kristuseks see aasta. Ja ma tahaks, Merilin, teada, kuidas sa siis selle peale tulid, või kuidas Jumal sind kõnetas selle teema nii? Meil oli siis esimene koosolek oli detsembris ja Beno viis meie meeskonda Igeasse sööma. Ja Beno küsis, et mis me siis noortelaagri teemaks paneme. Ja enne seda mul juba oli kuidagi selline tunne, et ma nii väga tahaksin, et meie Eesti noored teaksid, et mis on see, kuidas päriselt elada Kristuses, kuidas jääda Kristusesse, kuidas olla Kristuses. Et kuidas me anname oma noortele selle edasi, noortele, kes on meie järgmine generatsioon, kuidas me anname selle edasi, kuidas olla, kuidas jääda Kristuses. Kuidas see siis on? Ja see on see, mis mind siis kõnetas ja miks ma selle välja pakkusin. Amen. Väga hea. Tänu Jumalale. Okei, aga kuna see teenistus anti noorte kätte, siis hoidke alt. Sööke väike mäng teile siia. Me tahame teada saada, kes on Eesti Nelipühi kiriku kõige parem või siis tšempion kivipaberkäärid mängus. Niisiis, see tähendab seda, et sa tõused püsti, tõuseme kõik koos püsti. Otsi enda kõrval üks inimene, kellega sa mängid kivipaberkäärid. Kui sa kaotasid, siis sa istud maha. Nii, ja Alur juba teeb käsi soojaks, randmed valmis. Väga hea. Nii, aga kuula tähelepanelikult, mängureeglid on väga tähtsad. Kui sa oled kaotaja, siis sa istud maha. Kui sa oled võitja, siis otsi teine inimene, kes on püsti ja võistle koos temaga. Ja 2 viimast võistlejad tulevad siia ette ja siis me saame teada, kes on Nelipühi kiriku kivipaberi käärid tšempion. No nii. Näe, Ruuben ja Toomas arvavad, et nemad on juba tšempionid, tulid juba lauale. Aga okei, sõbrad, olete valmis? Ma ei kuulnud, kas te olete valmis? Okei, aga tähelepanu, valmis olla, läks. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Kui sa kaotasid, istu maha. Kui sa võitsid, otsi üles teine inimene, kes on püsti. Ja kui sa võitsid, siis otsi ruttu järgmine, kellega võistelda. Nii, otsime võitjad, otsige ruttu järgmine kandidaat.
nii, ma näen, et asi liigub kiiresti edasi. Viimased võistlejad veel mängivad. Kui sa oled võitja, tõsta oma käsi ülesse. Seal on. Tõsta oma käsi ülesse, kui sa oled võitja. Näed, seal on 2 võitjat, võistelge oma vahel. Nii. Nii, kes sina võitsid, jah? Okei, kõik järele jäänud võitjad, tulge siia. Kõik järele jäänud võitjad, tulge siia. Okei, nii, viimased võitjad, tulge siia, viimased võitjad. Nii, ma saan aru, et sina oled üks viimastest võitjatest. Okei, palju õnne, nii. Kas on veel keegi või ongi jäänud 2 võitjad? Okei, aga mis te arvate, kui teeme niimoodi, et kõik naised siis elavad kaasa naissoole ja kõik mehed hoiavad. Okei, no nii, okei. Olete valmis? Rahvas on valmis? Kõik koos ütleme, oodake, kõik koos ütleme kivi, paber, käärid. Te olete ka, loeme kõik koos. Tähelepanu, valmis olla. Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3. Palju õnne. Tubli. Meil on Eesti nelipüügiriku kivi, paber, käärid tšempion. Okei. Aga lähme edasi. Aga enne kui me edasi lähme, siis meil on üks teade, kelle autonumber on 177 DKF. Palun parkige oma auto natukene ümber. Aitäh. Nii, aga meil on mõned teated. Jaa, meil on ka lasteprogramm ja lasteprogramm toimub jumalateenistuste ajal ja neil on siis söögiala kõrval asuvas Palkmajas. Kaardil on number 1, on see lasteprogrammi maja. Ja vanemad toovad siis ise oma lapsed lasteteenistusele ja kui lasteteenistus läbi saab, siis toovad õpetajad lapsed vanemate juurde siia suurde telki tagasi. Ja kogu ülejäänud aja vastutavad lapsevanemad ise oma laste eest. Ja beebidele ja emmedele on ka eraldi ruum mugavaks olemiseks ja see on asukoht number 17. Aitäh, Merilin. Meil on ka laadatelk. See laadatelk asub täpselt teie selja taga. Sinna on siis kogunenud kõik erinevad meie koguduse liikmed, kes tegelevad millegi toidu tegemisega, meisterdamisega või müüvad seal jooke või midagi oma kogudusega koos. Nii et kindlasti vaadake sinna ka. Merilin, mis uudised, mis veel on? Siis on meil ristimine, kui... Okei, siia ei tule infot, aga ma siis ütlen ise. Nii, kui sina soovid ristitud saada, siis anna sellest teada oma pastorile, täida ristimisankeet, mille saad siis meie sekretärilt ja ristimisklass on reedel kella 9-10 söömistelgis ja ristimine ise toimub laupäeval siis kell 10 järve ääres. Ja nii, et kui sa tahad ristitud saada, siis on suurepärane võimalus seda siin teha. Nii, et pane ennast kindlasti kirja. Aga veel on meil võrkpall ja võrkpallivõistlused. Kui sulle meeldib võrkpall, tee mulle jee. Väga hea. Igal juhul, kui sa tahad rohkem infot saada teada võrkpallivõistluse kohta ja tahad osaleda, siis võta Mark Ivanoviga ühendust. Mark, tõsta oma käsi, palun. Näed, juba seal. Väga hea, aitäh sulle. Siis meil on veel lauatennise turniir. Nii, meil on 3 erinevat kategooriat, mehed, naised, lapsed. Ja kui sa soovid siis osaleda, siis võta Nikolai Rütkineniga ühendust. Tema on siin, tõstis oma käe. Julgustan väga osalema. Nii, mis meil on veel? Meil peaks olema saun veel. Meil meeldib ju saunas käia.
Jaa, nii saunas saab sinast pesta, aga saab ka osaduses olla. Ja saun on meil sai igal hommikul kell 7–8:30 ja igal õhtul kella 9–11. Ja naiste saun ja meeste saun on eraldi. Naiste saun on number 16 ja meeste saun kaartil number 5. Jaa, super. Ja samal ajal suvepäevadega toimub ka noortelaager Davai siin samas üle Metsatuka. Ja eelmisel aastal sai väike laager siis alustatud ja nii tore oli, nii vaimust juhitud. Noored õppisid Jumalat ülistama, ei tahtnud lõpetada ülistamist, palvetamist üheskoos ja me leidsime, et 3 päevast ei piisa. Me peame tegema 6 päeva. Ja et saada veel rohkem Jumala ligiolus üheskoos olla. Ja seda me siis siin teemegi, et kui sul on noor, kes on siis 13–18 aastat vana ja ta pole veel registreeritud Davai laagrisse, siis tule julgelt sinna meie suure telgi ette registratuuri ja ta saab jääda siia kõigiks 6 päevaks või siis 3 päevaks. Vot, aga nüüd tõuseme koos ülesse. Ülistusbänd on juba valmis. Võtame selle hetke, võtame selle võimaluse, et issandat ülistada ja Merilin palvetab meie eest. Jeesus, me täname sind. Me täname sind, sest sinu pärast me oleme siin. Jeesus, me täname sind sellest, kes sina oled. Me täname sind sinu ustavuse eest, sinu headuse eest, issand. Sest sina oled hea isa. Me täname issand, et me saame olla sinus. Me täname sind, Jeesus. Et me tahame jääda sinusse. Me oleme need, kes tahavad ise jääda sinusse, issand. Tänu sulle, et me võime tahta. Jeesus, tõesti see teenistus ja kogu see laager kuulub sulle. Issand, toogu see au sinu nimele, issand. Toogu kõik see au sinu nimele, issand. Tänu sulle iga inimese eest, kes on tulnud siia, kes on panustanud, issand. Me täname sind, issand. Me tõstame sinu nime kõrgeks. Siin me ülistame ja ütleme, et kogu au kuulub ainult sulle, Jeesus. Sina oled, issand. Ainult üks on Jumal ja see oled sina, issand. Amen. Вся слава и все величие нашему великому Богу! Ülistame kõik koos! Ütleme kõik koos, Jeesus, ma tänan sind. Ma tänan sind kõige eest, mis teinud sa. Ma rõõmustan tänu sinule. Ma rõõmustan, tänan issanda, sest oled hea. Ma rõõmustan tänu sinule. Kõik koos!
slava! Väga lihtsad sõnad. Lihtsalt me täname siin. Ma tänan sind kõige eest, mis teinud sa. Ma rõõmustan, tänan sinule. Ma rõõmustan, tänan issanda, sest oled hea, sest oled hea. Ma rõõmustan, püstan oma hääle. Ülistan sind, kuni muutust näen. Ülistan sind, kuni muutust näen. Veel kord kõik koos. Ülistan sind, kuni muutust näen. Ülistan sind, kuni muutust näen. Kõik au ja kiitus sulle. We give you all the glory. Вся честь, вся слава тебе, Иисус. Будь прославлен. Аллилуйя. Слава тебе. В твоей руке, Господь. Мы оживаем. Мы благодарны тебе. Siganes on juhtumas, on see asi, mida tean, oled ustav, issand, sa oled ustav. sa oled ustav. Halleluuja. Kuulutan su sõna, See tägi mind, muuta saab sinus võidan. Ütleme kõik koos. ja sinus Ja me võidab. usaldame. Usaldan sind. Kõik koos. Oled lõppematu hiig. Sinus on sul vägi. Tervendada mind. Ma jooksen sinna, kus on vees. Jeesus igasel ma tunda rohkem sind. Siis kui käes on armastus, juures sul on lahendus. Mind ei jäta, Halleluuja. sa mind ei jäta. Kuulutan su sõna, See tägi mind, muuta saab sinus võidan. Amen. ja sinus Sinus Jeesus. Usaldan sind. Halleluuja. Ütleme kõik koos. Oled lõppematu hiig. Sinus on sul vägi. Tervendada mind. Jooksen sinna, kus on vees. Jeesus igasel ma tunda rohkem sind. Sa oled lõppematu hiig. Sinus on sul vägi. Tervendada mind. Ma jooksen sinna, kus on vees. Jeesus igasel ma tunda rohkem sind. Ei miski muuda mu hinge. Ma otsin sind. Sind Jeesus. Ei miski peata mu kirge. Me kiidame kõik koos. Ei miski muuda mu hinge. Ma otsin sind. Ei miski peata mu kirge. Ma kiidan Мощною рекой
lõppematu hing, sinus on suur väg tervendada mind. Jooksen sinna, kus on viis, Jeesus igatsen tunda rohkem sind. Oled lõppematu hing, sinus on suur väg tervendada mind. Jooksen sinna, kus on viis, Jeesus igatsen ma tunda rohkem sind. lõppematu hing, sinus On suur väg, tervendada mind. ma jooksen sinna, kus on viis, Jeesus igatsen ma. Tunda rohkem sind. Jeesus, me täname sind, et sa oled meie keskel, sa oled siin paigas. lõppematu hing, sinus on Мы благодарны, Бог, tervendada mind. что ты на этом месте, Бог. Sinna, kus on viis, Jeesus, me kiidame sind, me laulame sulle. tunda rohkem Me pistame oma hääled ja me laulame oma südametest. Sa oled lõppematu hing. sinus on suur väg Halleluuja, tervendada mind. halleluuja. Sinna, kus on viis, Jeesus igatsen ma tunda rohkem sind. Ja veel kord kõik koos, sa oled lõppematu hing, sinus on suur väg tervendada mind. Ja ma jooksen sinna, kus on viis, Jeesus igatsen ma tunda rohkem sind. Ei miski muuda mu hinge, ei miski muuda mu hinge, ma otsin sind. Ei miski teada mu kirge, ma kiidan sind. Ei miski muuda mu hinge, ma otsin sind. Ei miski teada mu kirge, ma kiidan sind. Me kiidame sind, Jeesus. Kõik au ja kiitus. Jeesus, me täname sind, et sa oled meie keskel. Kõik au ja kiitus sulle. Sulle laulame südametes, me oleme tänelikud, me oleme elus. Sina oled teed ja elu, Jeesus, halleluuja. Ja pole teist kui sa. Pole sul võrdset, Jeesus, halleluuja. Halleluuja.
Иисус, святый. Он достоин хвалы, чести, славы. Поем мы, Агнец бел распят, только Он достоин честь принять. Ему
Тебе подобных нет. Тебе пою, склонясь, все святые слава вознося. Тебе подобных нет. There's no one like the Lord. Тебе подобных нет. Vole te iskusa, King нет. There's no one like the Lord. Славой коронован. We crown you King of glory. Crown you, we crown you, Lord of King all. of the Lord said, Give you all the glory, Lord. All the honor, all the glory. You are worthy. No one like you, Lord. You are worthy. Mirara reproshina leia makira Kira daramo sombra lera shira daramo Hallelujah. Shira dararera Never will be no one like you. Only you, Jesus. Only you, Jesus. We are worshiping. We worship you. Your name, holy, holy name. Твистом халя, поднимем наши голоса, церковь. Аллилуйя, шира-ла-ла-ла-дера, кора-ла-са-ла-ла-ла-дера, кора-ла-дера, но-ла-са-ла-дера, е-ла-ла-ла-ла-ла-до-ла-са-ла-дера, куба-ла-ла-ла-са-ла-дера, ке-ло, шира-ла-дера, но-ла, шира-ла-дера, но-ла. We crown you King of Glory. Let's sing together. We crown you King of Glory. We crown you King of Glory. We crown you King of Glory. We crown
issand, me täname sind. Täname sind, täname sind, täname sind. Aitäh, Jeesus. Kõik selle eest, mis sa valad välja meie peale, mida sa olen andnud, kes sa oled meie sees. O issand, vägede Jumal, halleluuja. Au ja kiitus olgu sulle. Tänu issandale. Vau. Missugune hea võidmine. Hea õhk. Hea õhk, kas pole hea õhk? Seda nagu imed sisse. Tänu Jumalale. Enne kui te istute maha, siis kalista kedagi. Ütle, ma armastan sind. Ütle kohe, vaata silme, ütle, ma armastan sind. Say I love you. Nii, kas ei ole tore sõpru näha? On tore sõpru näha? Amen. Ma vaevalt saan sööma ja tagasi nii palju head sõpru, kes tulevad ja tead, õnnetlevad ja soovivad ja head ja kallistame ja see on kohe tore käia mööda maad siin ja lihtsalt nautida inimesi. Lihtsalt nautida inimesi, see on tore. Aga ma mõtlen, täna oli ka üks härra, ta nimi on Imre. Imre on 14 suvelaagert läbi elanud. 14. Ja teab, mis, Imre, kus sa oled? Tõuse püsti. Näe, see noormees seal taga. Kui sina mõtlen, et sina vana, Imre on 89. 89. Ja Imre ütles mulle niimoodi, et ei tea, jääb vanaks võib-olla, see jääb minu viimaks suvelaagriks. Imre, ma ütlen sulle, ei jää su viimaseks suvelaagriks. Ja kui sa ise ei jõua kohale, ma tulen toon siin isiklikult ära. Jah, amen, hoia selle meeles. Ja. Me ei jäta Imre sind hätta kuidagi viisi. Me korraldame selle asja ära juba aasta ette. Ja muidugi ma olen tohutu tänulik. Tead, see ei ole, meie nüüd ei tee oma, kuidas ma ütlen, see ei ole nagu see viimane laagripäev, et me hakkame tänu, aga kui te võiksite ette kujutada, lihtsalt ette kujutada, see on raske ette kujutada, see on isegi mul raske ette kui palju inimesi on teinud oma panuse selle laagri heaks. Et olla siin, ma tean, et Tallinnast see Indrek ja Küllika eile õhtu niitsid, ma ei tea, mis kellane, tulid niitsid, kui laagripärast lähed, rohi on ilusti niidetud, nad kärutasid siin edasi tagasi, nagu tead, üks rohupilv käis nende taga ja tegi tööd siin hästi. Ja muidugi ma tean kindlasti, et Kalmer ei taha. Ta nüüd võtab vitsa välja pärast ja minu vastu, kui ma nüüd, aga Kalmer, kus sa oled? Ja, tõuse püsti. Ja, nüüd. Kalmer tuli siia nädal tagasi. Tead, ta oli siit algude päeval ja siis ma ütlen, kuule, meil on kopa juhti vaja, meil on mees, kes aitab neid teed teha ja igasuguseid asju ja Kalmer ütles, ei tea, kas see võimalik on, aga südames on ja ma ütlen, et kui see südames on, ju sa jõuad ka siia. Nii et Kalmer tuli siia ja tegid nädal aega tööd masinate peal, kõik nende suure masinate, väikse masinatega ja lõpuks võttis ka reha kätte ja labida kätte. Nii et niisugused inimesed, ma lihtsalt toon mõned esile ja muidugi siis oli need
head inimesed, kes tulid talgude päeval Sakul, Fookus kogudusest, Kuressaari Muhu saarelt, elukogudusest. Ja ma vähe olin üllatanud, kui selle Fookus kogudusest oli 4 noort meest, kes oli Brasiiliast. Brasiiliast, mõtle, Brasiiliast. Siin Laitse metsas. Isegi kui nad kaotasid oma jalgpallimäts, tulid ikka kohale. Ja, nii et tohutu tore. Mõtle, niisugused inimesed. Ja siin on terve kamp, kes on Nigeeriast. Mõtle, Afrikas, siin Laitse metsas. Ja veel imelikum on, et need Kiiria inimesed, mõned on hoopis Iirimaad. Stand up, you Irish. Iirimaa inimesed, tõuske püsti. Stand up. All you Irish, come on. All you good Irish people. Need on kõik iirlased. Yeah, you're all Irish, aren't you? Okay, all the Irish, stand up. Ma teen selles, et mul on 2 lapselaps, kes on iirlased. Nii et I do that because I got 2 grandchildren that are Irish. So, nii vägev. Mis on kõik toimunud, kes tulevad ja käivad ja teevad. Nüüd, minu hea eesõigus on täna, mis asja teha? Ohvrid üles võtma. Hei, teeme suur aplaus. Ja ma ütlen ausalt, see on mul tohutu rõõm. Ma ootasin seda momenti. Ma nautin seda momenti, et ohvrid üles võtta. Ja selle tõttu see tuleb sulle õnnistuseks, see tuleb mulle õnnistuseks, see tuleb meile kõikidele. Kuule, kuidas teile meeldib uus maja? Ja, see ei ole renditud, see ei ole, tead, see jääb nüüd püsti, see on meie maja, ütleb meie maja. Maja, jaa, wow. Muidugi ma räägin sellest rohkem homme õhtu. Aga iga laagri on oma kulud ja minu eesmärk kõik sellega aasta tagasi on, et igaüks saaks tulla suvelaagrisse. Et raha ei oleks see asi, mis hoiaks kedagi kodus, eriti pered, eriti kedagi, kes on niisugune vanurid, võib-olla sul ei ole seda raha ja kõik. Ja ma nägin, kuidas üle Eestimaa lihtsalt need, kui me üürisime ja käisime rentimas, need asjad lihtsalt kasvasid. Ega midagi odavamaks ei ole läinud Eestimaal. Vaatamata üks asi, ma räägin sellest täna. See on tohutu tore vägev asi teile jagada. Aga igal juhul mul on tehtud, iga asi maksab raha, nii et paneme selle esimese pildi ekraani peale. Nad otsivad selle üles kohe. Näe, iga asi maksab midagi, me kõik teame seda. Aga see laager ei ole tasuta, see on vabatahtlikult. Nii, et selle laagri kulud käib kokku. Ma olen niisugune väga praktiline inimene. Ma räägin otse, mis see maksab, kui palju tuleb maksta ja kui asi on makstud. Nii ma annan teile teada enne kui laagri lõppu täpselt, kui kaugele me oleme jõudnud. Aga mul on usku ja lootust, et see on, kui laagri läbi viimase 10 563. Nüüd ta mõtleb, see on suur summa. Oot, nüüd lähme edasi. Nüüd, mitte, ma ei tee midagi maha, ma alles võrdlen asja. Kui meil oli 2 aastat tagasi, suvelaager oli 4 järvel, oli 236 registreeritud inimest. Üks pere, mis oli keskmiselt 2 vanemat ja 2 last, teame, see läks selle perele maksma. See läks 400 €.
400 eurot, aga paljud tulid, paljud maksid, aga see aina läks kallimaks ja kallimaks. Nüüd me tõmbame sellest ühe suure kriipsu läbi ja paneme järgmine. EKK suvelaager, kus on 600 inimest registreeritud. 600, üks pere läheb maksma mitte 400 eurot, aga 70 eurot. Nagu Trump ütleb, see on üks hea deal. 70. Varem oli 400, nüüd on 70. Ja muidugi teil on motelliruumid ja asjad, aga telgid ja värgid ja päike paistab ja vesi purskab ja tead, mis sa veel tahad. Aga nüüd lähme edasi, kuidas me teeme selle. Varem üks inimene keskmiselt pidi maksma suvelaagri eest umbes 100 eurot. See pole ka, aga kui sul on pere ja sa oled piiratud oma sissetulekud, pensionär või kedagi, väga raske. 100 eurot. Aga see aasta, see ei ole enam 100 eurot, see on hoopis 17,50. Näe, numbrid ei valeta. See on tõsi. Nüüd, mida sa pigem tahad? 17,50 või 100 eurot? Ei, muidugi, kõik on mõistakud. Nii et täna, mida me teeme, me paneme kokku ohvri ja ma loodan seda 10 000 saada selle kaudu, mis meil oli alguse peale. Ja kui sul ei ole, ütleme, seda raha kaasas, siis tee üks lubadus, aga me ei peata sellega. Võtta 17,50 €. Aga lähme edasi. Siin on midagi veel. Kui sa maksad kellegi teise eest, kellel ei ole see võimalus, ja sa mõtled, igaühel on võimalus 7,50. Sa ei tea seda. Aga igal juhul, kas ei ole parem, kui sa võtaks kedagi kaasa ja maksa ka nende eest? Ja see teeb 35 eurot. Nüüd, kas 35 eurot on maailma lõpp? Ei ole. Okei, nii kui me teeme niimoodi, me maksame see 35 eurot, maksame kellegi eest. Miks? Lähme järgmise pildi peale. Apostlite 2:45. Nüüd me oleme 4 pühilased. Oleme? Jaa. Ja kui me oleme 4 pühilased, siis see ei ole ainult võõrkeele rääkimine. See ei ole ainult, tead, imed. Aga vaata, mis nad tegid apostlite 2:45. Nad jagasid. Ütle, jagasid. Ütle veel kord, jagasid. Nii et jaga sina seda, mis sul on, et igaüks vaata, mis saadi, kellele? Igaühele sedamoodi, kuidas keegi vajas. Nii et see on minu unistus olnud, et meil oleks EKNK laagrid, kus me jagame, oleme õiged 4 pühile, jagame seda, mis meil on, et kõik saaks, et meil oleks ja ma tean, et vanasti oli niisugused summad ja tead, tuli maksta ja maksta ja maksta, aga nüüd need summad on väga mõistlikud, parem kui mõistlikud, teate. Ja nüüd jagame kõike seda kellegi teisega. Nüüd me võtame üles ohvri ja ma loodan, et selle ühe päevaga täna me korjame kokku 10 000. Nüüd Imre, ole seal ikka, jah? Sa oled pensionär, sa oled 10 aasta vanem kui mina. Nii et mina maksan sinu eest, okei? Nii et sa oled minu partner. Ma ei maksa ainult sinu eest, aga ma maksan, oota, ma isiklikult annan 100 eurot. Nii et see tähendab, et ma maksan enam-vähem 5 inimese eest. Nii et 5 inimest, kes ei saanud midagi maksta, tulge ütled aitäh mulle. Okei? Et ma maksan teie eest. Aga
kui me kõik teeksime seda, ma usun, et meie ületaks selle 10 000, mis oli 10 000 midagi eurot. Nüüd, kas see on paha asi, mis me teeme praegu? Vägev, pole ime, et ma olen põnevuses, et ohvrit üles võtta. See on üks hea asi teha. Nii, siin on kui igal juhul sul seda 35 eurot ei ole ja sa saad selle aasta lõpuks maksta. Mõtle, me anname sulle aasta lõpuks seda maksta 6 kuud. Wow. Kui sa ei saa 35 eurot kokku korjata aasta lõpuks, siis tule mulle, sa vajad hästi palju abi. Nii et võtke need kätte, kirjutage sinna peale, et ma saadan oma 35 eurot selle aasta lõpuks. Või kui sul on see kaasas, siin on mitu viisi, kuidas te võite seda anda. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, selgitus suvelaager ja mõtle kellegi teise peale kui iseenne peale. Aga siiski, et sa mõtled enda peale 17.50, see pole paha. Nii, tõuseb püsti ja võtame selle ohvri ülesse ja me anname teada, täna õhtu me anname teada, kui palju on sisse tulnud, kui palju on lubatud ja siis enne laagri lõppu me anname teada. Ja uudis on, ma ei luba kedagi kodu ennem kui see asi on makstud. Okei, olete nõus sellega? Maksame asja ära. Okei, väga hästi. Ülistame, vägev. Kui keegi tahab neid paberid, tõsta käe. Need lubaduse paberid, kui sul ei ole kohe käes. Nad tulevad, annavad Raimond. Ei ole palju tahtjad, sest igaühel on 35 eurot taskus. Okei, ülistame. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Sino käes elu on, sa tood pimeduse valgu.
me kiidame sind sinu vaid. Jeesus, me kiidame sind sinu vaid. Jeesus, me kiidame issand üksteist sind. Oh, halleluuja. Kõik au ja kiitus sulle. Kõik au kuulub Jumalale, halleluuja! Jeesus on issand. Kas keegi saab halleluuja karjuda? Halleluuja, mitte kõik, aga enam-vähem. Vaata oma naabri peale ja ütle talle, et vaadates silmade sisse, halleluuja. Jeesus tänatud, Jeesus tänatud. Halleluuja. Всем большое спасибо. Спасибо прославление. Suur tänu kõikidele. Ja täname ülistuse meeskonda. Lasnamäe Vene kogudus. Halleluuja. Jüri. Aitäh. Veel üks väike aplaus Markile. Markil on täna juubel. Halleluuja. Juubel ja sünnipäev. Ühe korraga. Окей, istuge palun, присаживайтесь в Божьем присутствии. Istuge Jumala ligiolu ees. Зеленая? Üks. Töötab, jah? Okei. Väga hästi. Ei tööta? Siis ei peagi töötama, paistab. Siin on kõik korraldatud. Halleluuja. Jumal tänatud. Слава Господу, дорогие друзья, братья, сестры, жив Господь! Да, я вижу, вы со мною, вы поддерживаете меня. Ma näen, et te olete minuga, toetate mind. Если вы не знали, то в этом году отвечает за проведение летнего лагеря русский Праусконд вместе с Праустом Романом Луневым и с большой помощью по местной вот здесь церкви Lootuse küla kogudus, поэтому просто им огромнейшее спасибо. Et kui te ei teadnud, siis selle aasta suvelaagri eest vastutav ja seda läbiviiv on Vene kogukond ja kogu Vene Praoskond koos selle kohaliku kogudusega siin, et suur tänu neile kõigile selle eest. Ja Lootuse küla siis meeskonnaga. Ja koos Lootuse küla meeskonnaga. Halleluuja, täname Jumalat. Tänu Jumalale. Kas keegi teab, как называется лагерь в этом году? Kas teab keegi, mis on selle laagri nimi see aasta? Halleluuja, aitäh, piiskop. Paistab sina ja veel 7 inimest teavad seda. Tänu Jumalale. Я все время начинаю говорить на родном языке. Ma hakkan kogu aeg rääkima eesti keelt kuidagi. На родном языке. Oma emakeeles. В любом случае у нас... Давайте пойдем к Слову Божьему. Кто готов слушать Слово Божье? Igal juhul lähme Jumala sõna juurde. Kes on valmis kuulama Jumala sõna? Аллилуйя. Слава Господу. Au Jumalale selle. Если мы не готовы слушать Слово Божье, тогда что ты слушаешь? Kui me ei ole valmis kuulama Jumala sõna, mida sa siis kuulad? Кто тогда тебя назидает? Kes sind üles õhutab? Что тебя строит? Mis ehitab sind üles? Откуда ты берешь свою энергию и силу? Kus sa võtad oma energia ja jõu? Если Бог тебя не ведет, Kui Jumal ei juhata sind, кто тогда тебя ведет? kes juhib sind siis sinu И elus? вопрос не только кто ведет, но куда. Mitte see küsimus ei ole, kes sind juhib, aga kuhu ta sind juhib. Когда мы говорим о том, что мы во Христе, Kui me räägime, et me oleme Kristuses, место Писания, которое дано на этот лагерь, это 1 Коринфянам 15:57. siis kirjakoht täna sellele laagrile on Korintlaste 15:57. И она говорит, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud meile võidu meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Amen. Amen. Итак, как мы получили победу? Nii et kuidas me saime selle võidu?
Через Иисуса Христа. Kristuse Правильно. Jeesuse läbi. Поэтому ты уже победитель. Успокойся. nii et sa oled juba võitja, nii et sa võid rahuneda maha. Посмотри на соседа и скажи, ты победитель. Vaata oma naabri peale ja ütle, et sa oled võitja. Поэтому успокойся. nii et sa võid täiesti maha rahuneda. Ты уже победитель. sa oled juba võitja. Да. Поэтому, если ты во Христе, можно успокоиться. nii et kui sa oled juba Kristuses, siis sa võid olla rahulik. Но если мы еще в теле aga kui me oleme kehas и на служении у Господа на Его нивах, то тогда нам еще нужно потрудиться. ja kui me alles otsime Jumalat, siis me peame ikka nägema vaeva veel. Поэтому сегодня я хочу затронуть такую тему, которая связана с семьей и браком. ja ma tahaks täna puudutada sellist teemat, mis räägib perekonnast, abielust. Потому что нам, если и строить свои взаимоотношения и семью, то нужно строить ее тоже во Христе. et kui me ehitame üles oma suhteid, oma perekonda, siis me peame ka need ehitama üles Kristuses. Победа во Христе не только вопрос вечности. võit Kristuses ei ole ainult võit kuskil igavikus, Служение или борьбы с грехом. teenistuses või võitluses patuga. Наша победа должна являться также в наших решениях, которые мы принимаем. meie võit peab ka tulema esile ka nendes otsustes, mida me iga päev vastu võtame. Но также, как мы и строим отношения перед тем, как создать семью, это тоже важно. ja samamoodi on ka need suhted, mida me loome enne, kui me abiellume, need on väga olulised. Все хотят счастливую семью иметь. kõik tahaksid, et neil oleks õnnelik pereelu. О, побольше. ja juba Уже mõned реакция. Да, кто-то сказал, если вы просто скажете аминь, это самая бесплатная возможность поддержать проповедника. et kui sa ütled, keegi ütles niimoodi, et kui sa ütled lihtsalt amen, see on kõige siuke odavam viis toetada jutlustajat. Кто из молодых хотел бы создать самую несчастную семью в своей вообще на земле? kes noortest tahaks luua täiesti kõige õnnetuma abielu oma elus? Наверное, никто. paistab, et mitte keegi ei taha. Они сегодня не пришли. võib-olla nad ei tulnud täna siia. Все хотят счастливую семью. kõik tahaksid, et neil oleks õnnelik Все pereelu. хотят любить, kõik tahavad armastada, быть любимыми, olla armastatud, иметь верного et супруга, neil oleks ustav kaaslane, иметь счастливый дом neil võiks olla õnnelik kodu и иметь Божье благословение на ja семье. et neil oleks Jumala õnnistus nende pere peal. Но мы должны понять о том, что счастье в семье не приходит автоматически с красивой свадьбой. aga me peame aru saama, et õnn pereellu ei tule lihtsalt ühe ilusa pulma läbi. Свадьба длится 1 день в Эстонии. pulm kestab Eestis 1 päev, В Грузии 3 дня. Gruusias 3 päeva, Но счастливая жизнь длится гораздо дольше, чем 1 или 3 дня. aga õnnelik elu kestab palju kauem kui 1 või 3 päeva. Не правда ли? kas pole nii? Поэтому это вопрос не то, что у тебя будет красивая свадьба или красивая помолвка. nii et ei ole küsimus selles, et sul oleks üks ilus pulm või ilus laulatus või kihlus. Разрешите представить вам новую книгу, которая называется «Помолвка. Мост к семейному счастью». tahaks tutvustada teile ühte raamatut, mille nimi on Kihlus, sild õnneliku abieluni. Поэтому большинство вещей, которые я скажу сегодня, будут сказаны практически из этой книги, но основаны они на Библии. ja palju asju, mida ma tahan teile täna rääkida, tulevad sellest raamatust, aga nad on kõik rajatud piiblile. Эту книгу вы сможете получить, каждый пастор нашей церкви и, может быть, других церквей старшие, если здесь, могут получить ее в подарок. ja kõik meie pastorid saavad selle kingituseks, selle raamatu. И также вся молодежь, которая зарегистрировалась и интересуется этим вопросом, тоже зарегистрировалась в лагерь «Давай», тоже получит ее бесплатно. ja kõik, kes on sellesse laagrisse noored registreerunud ja tahavad seda raamatut saada, nad võivad selle saada tasuta. До тех пор, пока книг хватит. nii kaua, kui neid raamatuid jätkub. Всем остальным за благословение в 10 евро вы сможете приобрести ее. ja kõik ülejäänud te võite saada õnnistades 10 euroga ja saate selle raamatu. Может быть, даже чуть больше для того, чтобы оплатить тем, кто получит бесплатно. võib-olla isegi natuke rohkem selleks, et tasuda neile, kes saavad selle Итак, tasuta. вернемся в тему. ja läheme uuesti teemasse. Помолвка – это не просто кольца, kihlus ei ole lihtsalt mingid sõrmused, красивые фотографии, ilusad fotod, объявление о свадьбе, kuulutus sellest, et varsti on tulemas молитва pulm, пастора над вами. pastori palve teie üle. Это возможность зайти на мост, который будет вести к семье. see on võimalus astuda ühele sillale, mis juhatab perekonnaellu.
Очень важно понять, куда ведет этот мост. ja väga tähtis on aru saada, kuhu see sild viib. На каком основании построен этот мост. Mis alustel on see sild rajatud? Мы должны понять о том, что наше основание, оно закладывается во Христе. Me peame aru saama, et meie alused, need on rajatud Kristusesse. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud meile võidu meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Апостол Павел говорит о победе над грехом, Apostel Paulus räägib võidu patu üle võitu, над смертью, surma üle над võitu, тлением, lagunemise üle võidu, который мы получаем через Иисуса Христа. mille me saame selle võidu läbi Jeesuse Kristuse. И мы не сами создаем эту победу. Ja me ise ei loo seda võitu. Мы не заработали эту Me победу. ei saa seda välja teenida. Мы получили ее в подарок или мы получили ее Христом. То есть Христос имеет ее в себе. Me nagu saime selle kingituseks või saime selle nagu Jeesuses Kristuses. Et see võit on Jeesuses endas. Но если мы посмотрим следующий стих в Библии, он говорит еще более интересные откровения, которые погружают нас в Слово Божье. Aga kui me vaatame veel järgmist salmi sellest kirjakoos, siis see näitab veel sügavamat asja Он говорит, sellest. возлюбленные братья, и я дополню от себя и сестры. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös. Итак, он говорит о преуспевании. Ja ta räägib sellest edust. Кто хотел бы преуспевать? Kes tahaks olla edukas? Да, есть такие? Подними руку, кто хотел Tõsta бы oma käsi, kui sa tahad, et sa преуспевать. oleksid edukas Да, oma кто elus. хотел бы счастливую семью? Kes tahaks omale õnnelikku perekonda? Уже чуть больше, чем Juba rohkem, ползала, rohkem kui pool полпалатки. saali tõstavad kätt. Я надеюсь, что мы подойдем к концу проповеди уже с хорошим Ma настроением. loodan, et jutluse lõpuks on meil tuju palju parem. Эти истины Need tõed применимы и к отношениям võib, между двумя людьми. neid võib kasutada ka kahe inimese suhtes. Итак, он говорит о том, что мы возлюблены Богом. Nii et ta Бог räägib, нас возлюбил. et Jumal on meid armastanud. И он сделал это первым. Ja tema oli see esimene, kes tegi seda. И он говорит нам о том, чтобы мы были тверды и непоколебимы. То есть Это мы так. не колебались бы. Ta tahaks, et ta ütleb, et me peaksime olema kindlad ja kõigutamatud. Чтобы наше да было да, чтобы наше нет было нет. Et meie jah oleks jah ja ei oleks ei. И чтобы мы преуспевали. Это Божье желание, чтобы мы преуспевали. И он говорит, где мы будем преуспевать? Ja ta tahab, et me oleksime edukad ja ta räägib saa, kuidas ja kus me võiksime olla edukad. Все ли мы преуспевающие в тех делах, которые мы делаем? Kas me oleme kõik edukad kõikides nendes asjades, millega me tegeleme iga päev? Это большой вопрос. See on üks suur küsimus. Священное Писание говорит о том, что мы будем преуспевать, если это дело Господне. Ja kirjakohad piiblis on öeldud, et me saame olema edukad, kui see on tegu, seda teeb issand meiega. И эта победа, она заложена во Христе. Если это дело находится во Христе, тогда ты будешь успешен. Kui see asi, mida sa teed, on Kristuses, siis sa saad olla edukas selles Аминь. asjas. Кто-нибудь может сказать аминь? Kas keegi võiks öelda aamen Потому что sellele? в моем конспекте написано, вы все говорите аминь. Sest minul on siin kirjas, et kõik peaks ütlema aamen selle peale. Minu konspektis on kirjutatud, kõik karjuvad aamen. Halleluja! Итак, эта истина применима между двумя людьми. Nii et seda tõde on võimalik ka kasutada kahe inimese suhetes. Человек может называться христианином, но строить свои отношения по принципу этого мира. Inimene võib nimetada ja kutsuda ennast kristlaseks, aga ikkagi võib ehitada oma elu selle maailma printsiipide järgi. Он может даже строить принцип выбора себе спутника жизни по принципам этого мира. Ja ta isegi võib valida endale elukaaslase selle maailma reeglite ja mõtete ja Он может reeglite выбирать järgi. себе человека, потому что только по внешности. Ta võib endale valida endale kaaslast ainult välimuse järgi И пользоваться только чувствами, которыми он возгорелся. ja olla juhitud ainult nendest tunnetest, millest ta on sütitatud. Человек может игнорировать советы и какие-то пожелания родителей. Inimene võib ignoreerida kellegi soovitusi või vanemate nõuandeid, Пасторов, наставников, учителей. pastorite, juhendajate, õpetajate Он может juhiseid. оправдывать свой грех, в котором он живет, говоря простую фразу. А мы любим друг друга. Ja ta võib nagu vabandada välja oma sellist patuvalikut selle läbi, et aga me ju armastame üksteist. И оправдывать и надеяться, что после свадьбы это уже все изменится, и это не будет грехом. Ja vabandab sellega välja seda, et kui nad on abiellunud, et pärast seda see ei ole enam patt. Но быть во Христе означает не только верить в Иисуса,
aga olla Kristuses Jeesuses ei tähenda seda, et sa ainult но и usud seda, позволить Иисусу быть Господом или Господином всей твоей жизни и всех твоих выборов. vaid sa pead laskma isandal olla isandaks sinu kõikide valikute ja soovide üle. Аминь. Aamen. Итак, Христос должен быть неприглашенным гостем на нашей свадьбе. Nii et Kristus ei tohiks olla külaline meie korraldatud pulmas. Он должен быть основанием Tema peaks olema see alus. еще до того, когда создана свадьба, до того, когда создана пара. Enne seda, kui see abielu või see paar on nagu kokku tulnud. Yeah. Во Христе мы выбираем не только человека. Kristuses me ei vali ainult inimest. Мы выбираем направление всей своей жизни. Me valime kogu oma elu suuna. Я повторю. Ma kordan. Во Христе, когда ты выбираешь человека рядом с собой, ты выбираешь сразу и направление своей жизни. Et Kristuses, kui sa valid enda üle inimesega, kelle koos elada edasi, siis sa valid ka ühe suuna, kuhu su elu läheb. В своей жизни я получил два хороших совета. Один от мамы и второй от своего духовного отца, епископа Märta. Oma elus ma olen saanud kaks olulist juhist. Ühe olen saanud oma emalt ja ühe oma vaimulikult juhilt Märdilt. Которыми я пользуюсь в своей жизни. Хотите их услышать? Mida ma kasutan oma elus väga. Ja tahate neid kuulda? Бесплатный бонус. See on täiesti tasuta boonuseks. Кто готов? Kes on tahab? Все остальные можете уходить. Kõik teised võivad ära minna. Так вот, мама мне сказала. Nii et ema ütles mulle. Она тогда еще не была христианка, но в этих словах есть зерно. Ta ei olnud siis veel kristlane, aga nendes sõnades on üks iva. Она сказала, но если ты сам дурак, Ta ütles, et kui sa ise oled rumal, выбирай хотя бы жену умную. vali siis vähemalt omale tark naine. Что я постарался и сделать. Mida ma ka üritasin teha. Слава Господу за мою жену. Au Jumalale mu abikaasa eest. Второй совет, Ja teine nõuanne, который дал мне епископ Märт. mille andis mulle piiskop Märt. Он сказал, Николай, Ta ütles, Nikolai, выбор спутника жизни elukaaslase valik может повлиять на всю оставшуюся твою жизнь и более всего на твое служение. see võib mõjutada kogu sinu ülejäänud elu, aga veel enam ka sinu Человек, teenistust. который находится рядом с тобой, он будет или поддерживать тебя в том, что ты делаешь, куда Бог тебя призвал, Inimene, kes on sinu kõrval, kas ta sind toetab sellesse, kuhu Jumal on sind kutsunud, или он будет тебя удерживать от того, чтобы ты делал то, что Бог хочет. või ta hakkab sind tagasi tõmbama, hoidma sellest, mida Jumal tahab, et sa teeks. Амен. Aamen. И это очень важно. Ja see on nii oluline. Итак, мы видим, что апостол Павел, когда говорит к семье, он сам был вообще холостой. Ja me näeme siin, et apostel Paulus räägib perekonnast, tegelikult ta ise oli vallaline. Но тем не менее у него было откровение для семейных людей. Aga siin on, vaatamata sellele, tal oli see ilmutus perekonnast. И обращаясь к какой-то части женщин, он сказал такую интересную фразу, что такая свободна выйти за кого хочет. Ja ta kasutas ühte huvitavat fraasi teatud grupi naiste kohta ja ta ütles, selline võib abielluda ükskõik kellega. За кого хочет может выйти замуж. Võib abielluda ükskõik kellega. Звучит красиво. Kas правда? pole ilus? Но потом написано, но только в Господе. Aga siis on lõpuks öeldud veel, aga ainult issandas. За кого угодно, но только в Господе. Ükskõik kellega, aga ainult isandas. Одну мысль я не записал в эту книгу. Эту книгу Бог помог мне написать. Ühe mõtte ma jätsin siia panemata. Jumal aitas mul seda raamatut kirjutada. И я хочу ее сказать поверх этой книги. Ja ma tahaks lisada veel sellele raamatule. Я еще в ней не уверен на 100%, но я к ней иду. Ma ei ole veel 100% kindel selles, aga ma nagu liigun selles suunas. Христианин Kristlane может жениться võib abielluda на любой другой христианке ükskõik millise kristlasest naise и быть счастливым. ja olla õnnelik. Конец цитаты. Ja tsitaadi lõpp. Потому что оба во Христе. Sest mõlemad nad on Kristuses. И это не вопрос, нравится или не нравится, Ja see ei ole küsimus, kas ta meeldib või ei meeldi, подходит, не подходит, kas ta sobib või ei sobi, какое у нее образование milline on tal haridus и многое-многое другое, что мы прилепляем сюда. ja palju asju, mida me üritame ja tahame vaadata. И апостол Павел, он как будто бы понимает это откровение и говорит, человек должен быть в Боге, он должен быть в Господе. Ja apostel Paulus nagu saab sellest aru ja tahab öelda, et inimene peab olema Kristuses.
Поэтому это хорошо, когда написано «за кого угодно». nii et see on hästi öeldud, et sa võid abielluda ükskõik kellega. Но нужно сначала узнать человека. Aga ennem sa pead inimest õppima tundma. Может быть, помолиться надо? Võib-olla peaks koos enne palvetama. Может быть, надо понаблюдать за его характером? Võib-olla peaks jälgima natuke tema iseloomu. Может, надо посмотреть, какие отношения у него с Богом? Võib-olla peaks tähele panema, millised suhted on Может temal быть, надо Jumalaga. посмотреть, из какой он семьи? Või vaadata, millisest perekonnast on ta Какое tulnud. служение он несет? Millist teenistust ta viib Как он edasi. обращается с деньгами? Kuidas ta käitub rahaga. Может ли он нести ответственность? Kas ta on vastutustundlik. Как он реагирует в критической ситуации, когда он нервный и злой? Kuidas ta reageerib kriitilistes olukordades, kui ta on ärritanud ja vihane. Это очень серьезные вопросы. Need on väga tõsised küsimused. И они не должны затмить твое желание выбрать именно этого человека. Ja need ei tohiks nagu hajutada sinu soovi võtta just see inimene oma Поэтому elukaaslaseks. апостол Павел говорит, что нужно выбирать только в Господе человека. Nii et Paulus ütleb, et ainult isandas peaks võtma valima Поэтому endale для kaaslast. верующего, для христианина недостаточно просто спросить или сказать, ой, а он мне нравится. Nii et kristlasele nagu ei sobi või ei kõlba lihtsalt küsida, et oo, ta lihtsalt mulle meeldib. Или сказать, ой, он красиво выглядит. Või et oo, ta näeb väga ilus välja. Ой, он интеллигент. Oo, ta on väga haritud inimene. Мне интересно с этим Mul человеком. on selle inimesega väga huvitav olla koos. Между нами очень сильные чувства. Meie vahel on väga tugevad tunded juba tekkinud. Наверное, нужно было бы спросить сначала, этот человек принадлежит Иисусу Христу или нет? Kõigepealt võib-olla peaks küsima, kas see inimene kuulub Jeesusele Kristusele või ei kuulu. А можем ли мы молиться вместе Aga kas saame me koos palvetada и не стесняться ja этого? mitte häbeneda seda palvet Говорить о духовных вещах и не переживать об этом. ja rääkida vaimulikest asjadest ja mitte karta või häbeneda üksteist. Сможем ли мы служить вместе на нивах Божьих? Kas me võime teenida Jumalat koos? Одинаково ли мы смотрим на такие вещи, как верность в семье? Kas me vaatame samamoodi, mõtleme neid asju, mis tähendab ustavus ja perekonnas? Как мы смотрим на моральную и этическую чистоту в семье? Kui kuidas me vaatame moraalse puhtuse ja eetika peale perekonnas? Одинаково ли мы смотрим на то, что называется вообще семья? Kas me vaatame ühiselt sama pilguga, mis tähendab see, mis on perekond? Поэтому, выбирая спутника жизни, мы выбираем не только того, с кем мы будем просыпаться утром. Kui me valime endale elukaaslast, me ei vali ainult seda inimest, kellega me koos hommikul ärkame. Мы выбираем направление в свою жизнь. Me valime selle suuna oma elus. И то, куда будет двигаться вся твоя семья. Ja kuhu liigub kogu sinu perekond? Потому что когда-то Иисус Навин сказал, я не знаю, как вы, но я сделал выбор. Aga ma ei tea, kuidas teie, aga Jooso ütles kunagi, et mina tegin oma valiku. Я и мой дом, мы будем служить Господу. Mina ja minu kodu ja minu pere, me teenime Jumalat. Я сделал этот выбор, потому что я глава семьи. Mina olen teinud selle valiku ja mina olen perekonna pea. Я и весь мой дом. Mina ja minu kodu. Мы будем служить Господу. Me hakkame teenima isandat. Я и весь мой дом. Mina ja kogu minu pere. Мы будем служить Господу. Me saame teenima isandat. Я сделал выбор. Ma tegin selle valiku. Я должен защитить теперь этот выбор. Ja ma pean nüüd kaitsma seda valikut. Я должен охранять этот выбор. Ja ma pean seisma selle valiku eest. Я должен влюбиться в этот Ja ma выбор. pean armuma sellesse valikusse. И держать его, как факел в своей руке, чтобы он освещал мне путь. Hoidma seda nagu tõrvikut oma käes, mis näitab valgust minu teel. Нельзя просто построить единство в семье. Ei saa lihtsalt ehitada sellist ühtsust perekonnas. Если один будет идти за Христом и служить Богу, а второй будет идти непонятно куда и непонятно зачем. Kui üks liigub oma elus Kristuse järgi, aga teine läheb ei tea kus kohta, ei tea mille pärast. О каком единстве можно говорить? Millist üksmeelt võib leida selles И perekonnas? апостол Павел, он говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ja apostel Paulus ütleb, et ärge minge võõraste ikke alla. Итак, мы должны увидеть с вами о том, что помолвка – это не время закрывать глаза, а наоборот, открыть пошире свои глаза. Nii et me võime öelda, et kihlus ei ole lihtsalt, et oma silmad sulgeda, vaid just avada oma silmad ja vaadata laiemalt. Потому что помолвка – это мост. Sest see kihlus, see on üks sild.
Мост, который будет соединять два берега. sild, mis ühendab kahte erinevat kallast. Твою личную жизнь и семейную жизнь. Sinu isiklikku elu ja sinu pereelu. Решение любить Otsus armastada и ответственность хранить эту любовь. ja vastutus hoida ja kaitsta seda Хранить armastust. верность. Hoida seda ustavust. Будет держать мечту о семье See hoiab seda unistust sellest abielust. и реальный семейный союз. Ja see reaalne perekondlik liit. Когда ты идешь по мосту, нельзя закрывать глаза. Kui sa kõnnid mööda seda silda, siis kui sa kõnnid üldse silla peal, sa ei tohi panna silmad Но kinni. нет ничего более опасного, чем влюбленность, хотя это и красиво звучит. Aga kõige suurem oht on armumine. See võib küll olla ilus tegelikult. Одна из глав в этой книге называется «Ведро на голове». Üks peatükk selles raamatus, selle nimeks on ämber sinu peas. Да и вообще эта книга родилась, потому что я увидел такую большую нужду, проповедуя и давая наставления молодым людям о том, как выбрать себе спутника жизни. Ja üldse see raamat sündis sellest, et ma nägin suurt vajadust, kuidas valida omale elukaaslast, kuidas noored rääkisid ja otsisid seda. Проблема ведра на голове в том, что человек очень видит близоруко. See, et kui sa inimesed näevad seda, inimestel on see ämber peas ja nad näevad kuidagi lühinägelikult Он seda не asja. хочет ничего ни слышать, ни видеть. Ta ei taha ei midagi kuulda, ei midagi У näha. кого из вас было ведро на голове? Kellel on Махни мне olnud рукой. ämber kunagi peas? Было ведро на голове? Kas on kellelgi olnud ämber peas? Признавайся и кайся. Tunnista ja paranda meelt. Аллилуйя. Мы здесь одна семья, никто не делал фотографии в это Me oleme время. siin üks perekond ja keegi ei pildistanud sind praegu. Кроме Вальтера. Ainult Valter võis sind На всю teada. Эстонию вас покажет. Näitab teid terve Eestile nüüd. Человек с ведром на голове не хочет видеть очевидные вещи. See inimene, kellel on ämber peas, ta ei vaata neid tegelikke asju, ta ei taha neid näha. Влюбленность – это прекрасное время. Armumine, see on tegelikult ilus aeg. Но это не должно быть единственным, что утверждает и укрепляет семью и будущий брак. Aga see ei saa olla ainuke asi, mis kinnitab ja ehitab üles sinu tulevast abielu ja perekonda. Я повторюсь и скажу, на что нужно было бы обратить внимание тогда, когда ты находишься в помолвке. Ma tahaks nagu öelda ja rääkida, mida sa pead tähele panema, kui sul on Нужно kihlusaeg. посмотреть на характер человека. Sa pead vaatama inimese iseloomu. Ничто не меняется так тяжело и практически, не знаю, в год по миллиметр, как характер человека. Midagi, miski, mis ei muutu nii lihtsalt, see on inimese iseloom. Võib-olla 1 millimeeter aastas. Нужно посмотреть на взаимоотношения с Богом. Есть ли у этого человека отношения с Богом? Слышит ли он его голос? Видит ли он Бога перед собой? Peab vaatama, kuidas see inimene suhtleb Jumalaga. Kas ta kuuleb teda Jumalat? Kas ta järgib Jumalat? Kas näeb teda Посмотрите, Jumalat какие tema elus? отношения у этого человека с родителями. Vaadata, millised suhted on tal oma perekonnast, oma ema, isaga. Как этот молодой человек относится к своей маме? Kuidas ta suhtub oma emasse? Если он говорит с ней грязными словами, Kui ta räägib temaga halbade sõnadega, не берет ответственности, не звонит и не печется о ней. ei võta vastutust, ei helista talle, ei hoolitse tema eest. Сестры, вы обрекаете себя на то, что вы будете следующим в этой очереди. Siis teie õed, te satute järgmistena sellesse järjekorda. Если она ненавидит своего отца Kui pruut või see tüdruk vihkab oma isa и не имеет с ним ja отношения, tal ei ole isaga lähedasi не suhteid, здоровается, ta ei tervita teda, не уважает его, ta ei austa oma isa, скорее всего, вы будете вторым в этих отношениях. siis olete teie järgmised selles samas Каким-то suhtes. невидимым образом отношения проецируются в будущую семью. Kuidagi need eelmise pere suhted lähevad edasi ja kanduvad edasi sellesse järgmisse pereellu. Если не получить исцеление и полное освобождение через Иисуса Христа. Kui ei saa täielikku vabanemist ja tervenemist Jeesuse Kristuse kaudu enne seda. Посмотрите, как этот человек относится к деньгам. Vaadake, kuidas inimene käitub rahadega. Посмотрите, говорит ли он правду и готов ли он брать ответственность за слова и поступки, если он поступил неправильно. Ja vaadake, kuidas ta võtab vastutust ja või kui ta käitub siis, kui ta midagi ütleb ja tal ei õnnestu midagi, kuidas ta siis käitub. Посмотрите, как он реагирует на конфликтной ситуации не только с тобой, потому что он влюблен в тебя, а с кем-то другим. Vaadake, kuidas ta käitub konfliktides teiste inimestega, mitte ainult sinuga, sest ta on sinusse armunud. Kuidas ta räägib teistega? Как он говорит относительно других ребят, которые едут на машине и подрезали его. Kuidas ta räägib nendest teistest meestest, poistest, kes sõitsid temast mööda ja lõikasid talle tee peal ette autosõidul. К примеру. Näiteks. Итак, друзья, Nii et sõbrad, помолвка нам дана Богом
kihlus on antud meilt Jumala poolt. Не для того, чтобы мы любой ценой дошли до свадьбы, Mitte selleks, et me iga hinna eest jõuaksime abieluni, а для того, чтобы осознать и понять, vaid selleks, et mõista ja aru saada, готовы ли мы вместе идти за Христом, kas oleme me valmis koos järgima Kristust идти в течение всей нашей жизни. ja minema kogu meie ülejäänud elu jooksul. Потому что лучше остановиться перед мостом, Sest parem on jääda seisma enne ennast silda чем после свадьбы обнаружить, что этот мост ведет в тупик. või pärast seda abiellu avastada, et see läheb kõik tupikusse. Увидеть о том, что это ведет в разочарование, Näha, et see viib hoopis mingisugusesse meeleheitesse, ведет в боль, viib valusse, ведет в тяжелые травмы внутренние, viib sügavatesse rasketesse traumadesse, ведет в слезы и тяжелые прошлое. pisaratesse ja raskesse minevikku. Когда эту книгу переводили на эстонский язык Kui seda raamatut tõlgiti eesti keelde и работали над ней, ja nähti vaeva selle до kallal, меня дошло очень интересное свидетельство. siis minuni jõudis üks tunnistus, И huvitav. я услышал такую очень интересную фразу. Ja ma kuulsin ühe huvitava fraasi. И одновременно она была очень тяжелая для меня, которую я ношу внутри себя теперь. Ja samas see oli siuke raske sõna minu sees, mis praegultki on mul sees. И я услышал следующее. Ja ma kuulsin järgmist, Ох, если бы эта книга et kui oleks see raamat, попалась бы мне 6 лет назад, oleks minu kätte sattunud 6 aastat varem. со мной не произошло бы таких трудностей, в которых я нахожусь Minuga ei сейчас. oleks juhtunud neid raskusi ja olukordi, mis mul on praegult. И это еще раз подталкивает меня о том, что не всегда есть возможность донести слово персонально к человеку. Ja see nagu tõukab mind sellesse, et alati ei ole võimalik inimesega üks-ühele kõik rääkida ära. Но может быть есть возможность написать тоненькую книгу Aga äkki tekib võimalus kirjutada suht õhuke raamat, с картинками. kus on pildid. Если в книге нет картинок, зачем нам такая книга? Kui raamatus ei ole pilte, milleks üldse seda raamatut vaja on? Но Библия не считается. Muidugi piiblist me ei räägi. Я поместил сюда картинки, Ma panin siia raamatusse pilte, потому что мне в детстве нравились только с картинками. sest minule Knižki. lapsepõlves meeldisid ainult piltidega raamatud. Здесь даже есть глава про юмор, Siin on isegi üks peatükk huumorist, о черном юморе, mustast huumorist, об унижении и сарказме, черном сарказме, sarkasmist, alandumisest. на что тоже нужно обратить внимание. Ka sellele on vaja tähelepanu pöörata. Итак, дорогие друзья, победа во Христе – это победа над неправильными мотивами также в нашей жизни. Nii et ka see võit Kristuses on ka võit nende valede motiivide üle, mis on meie elus. Иногда человек спешит выйти замуж или спешит жениться не потому, что Бог его туда ведет, а потому, что ему слишком одиноко. Teinekord inimene kiirustab selleks, et abielluda ja luua pere, mitte sellepärast, et Jumal teda sinna juhib, vaid see, et ta tunneb ennast üksikuna. Потому что родители и друзья все время дают, ну когда ты уже выйдешь замуж, ну когда ты уже женишься. Sest võib-olla sõbrad või perekond nagu rõhub ja ütleb, millal sa ükskord juba abiellu. Иногда человек хочет просто вылететь из своей семьи и создать свою семью, лишь бы только не жить с Ja родителями. inimene teinekord tahab lihtsalt ära joosta oma perekonnast ja luua oma pere, et mitte olla selle vana perega Вполне koos. возможно, это сексуальное влечение. Võib ka olla mingi seksuaalne tõmme. Может быть, возраст давит уже на тебя, твой физический возраст настолько, что, наверное, надо уже быстренько жениться. Võib-olla ka vanus rõhub sind nii palju, et sa vaatad, et ma pean nüüd kiiresti abielluma. Я консультировал одного человека. Ma konsulteerisin ühte inimest. И эта девушка очень быстро вышла замуж, на мой взгляд. Ja see tüdruk läks väga kiiresti ja ta abiellus minu arvates. Мне показалось, что у нее помимо ведра на голове, Ma arvasin, et vaatamata sellele, et tal oli ämber peas, мне показалось, что она просто хочет быстро вылететь из своей семьи. ma sain nagu aru, et ta tahaks kiiresti lahkuda oma perekonnast. Обычно это случается с детьми, которые многодетная семья, там, где первые дети. Ja seda juhtub väga Samai tihti starši. suurtes peredes, kus on esimesed vanemad lapsed. Потому что на них лежит ответственность. Sest nende peal on suur vastutus. Им все время говорили, что тебе нужно смотреть за младшими своими братьями и сестрами. Et nad on pidanud hoolt kandma oma noortemate vendade õdede Ты eest уже hästi palju. старшая. Et nad on vanemad peres ja И сквозь вот подростковую жизнь накопилась усталость и желание быстрее бы отсюда
съехать. ja läbi selle teismeea tekib sihuke suur soov, et kiiresti lahkuda sellest oma perest. Этот человек через некоторое время сыграл свадьбу. ja see inimene mõne aja pärast abiellus. Семейная жизнь развалилась, они развелись. ja nende abielu tegelikult lagunes ja nad lahutasid ära. Это очень печальная история. see on väga kurb lugu. Еще 20 лет назад, когда мы слышали статистику о том, что происходит на Западе, что каждая третья семья разводится, христианская, мы все ужасались. isegi me 20 aastat tagasi kuulsime seda statistikat, et iga kolmas abielu välismaal, kristlik abielu lahutab ja me vaatasime seda õudusega. Сегодня эта статистика уже в Эстонии. ja nüüd täna on see statistika juba ka Eestis. Всего лишь 20 лет. ja alles 20 aastat on möödas. Вы представляете, куда мы идем дальше? vaadake, kuhu me liigume edasi. Давайте посмотрим честно на христианство. vaatame kristliku elu peale. Во Христе ли человек живет или вне Христа? kas inimene elab Kristuses või väljapool Kristust? И этот человек подходит мне и говорит, и я говорю, я так сожалею, что в твоей жизни получился развод, и вся эта, суета началась здесь. ja see inimene tuli meie juurde, ma ütlesin, et mul on nii kahju, et sul selline lahutus oli ja kõik see raskused sinu elus tulid. Он говорит, да, этот человек был не для меня. ja ta ütles, et see inimene ei olnud tegelikult minu jaoks. Да, jaoks. мы тебе говорили об этом. ja, aga me rääkisime ka sulle Он говорит, а sellest. что же вы мне сразу не сказали? aga miks te mulle kohe ei öelnud, siis ütleb tema. Очень тяжело говорить с человеком, у которого ведро на голове. väga raske on rääkida inimesega, kellel on ämber peas. Потому что лучше это ведро тебе сорвут люди, которые тебя любят, чем тяжелые обстоятельства, в которые ты потом попадешь. parem on, kui sinu selle ämbri võtavad sul peast ära need, kes sind armastavad või selle asemel, et need olukorrad, kus sa pärast satud. Но Христос освобождает нас от страха. aga Kristus vabastab meid hirmust. Он не учит нас принимать решения под давлением. ta ei õpeta meid võtma vastu otsuseid sellise rõhumise all. Наша победа это не просто найти кого-то рядом. meie võit ei ole lihtsalt selle üle, et leida endale Наша победа kaaslane. остаться во Христе и остаться верными Христу во всем. meie ülesanne on jääda Kristusesse, jääda ustavaks Kristusele kõiges. И процесс выбора спутника жизни также очень важен. Это также должна быть твоя победа. ja endale elukaaslase valik on ka nii oluline valik, et see peab olema üks võit sinu elus. Иногда твоя победа это сказать да Божьему человеку. ja teinekord on sinu võit ka selles, et sa ütled jah sellele inimesele, kelle Jumal sinu elus Но saadab. иногда победа означает вовремя сказать нет. aga teinekord on võit ka see, et sa ütled õigel ajal ei. Этим отношениям, которые отдаляют тебя от Бога. nendele suhetele, mis viivad sind Jumalast eemale. Дорогие друзья, kallid sõbrad. Бог не только хочет привести нас к венчанию и к свадьбе. Jumal ei taha meid lihtsalt viia laulatuseni ja abielluni. Его желание провести нас сквозь всю нашу жизнь, пока мы здесь на земле. tema soov on juhtida meid terve selle elu, mis meil siin maa peal on. Я просто умоляю вас, не стройте отношения вне Христа. ma lihtsalt anun teid, ärge ehitage suhteid väljaspool Kristust. А затем не просите Его же очень быстро зафиксить проблемы, которые возникают. ja pärast seda lihtsalt kiiresti paluda Jumalat, et ta korraldaks ja lahendaks kõik need probleemid, mis tekivad. Позвольте Христу быть в самом начале этого действия. lase Kristusel tulla algusest peale sellesse olukorda. Позвольте Ему быть тогда, когда вы только начинаете делать свой выбор. laske tal tulla sinna, kui te alles teete oma otsust. Позовите Христа в тот момент, когда вы только завязываете дружбу с человеком. kutsuge Kristus juba sinna selleks, kui te alles tekitate sõprussuhteid kellegiga. Зовите Христа туда, во время, которое называется помолвка. kutsuge Kristus sellesse aega, mida nimetatakse kihluseks. Подготовление к свадьбе. selle aega, kus toimub abielu ettevalmistus. И, конечно же, в течение всей семейной жизни. ja ka muidugi terveks pereeluks. Давайте зададим 3 риторических вопроса. esitame 3 küsimust. Мои отношения, они действительно построены во Христе? kas minu suhted on päriselt ka rajatud Kristusesse? Или они начались с чего-то кривого? või nad algusid kuskilt kõverat teed pidi? Приближает ли этот человек, который находится рядом со мною, ко Христу? kas see inimene toob mind Kristusele lähemale, kui ta on minuga koos? И готов ли я довериться Богу? ja kas ma olen valmis usaldama Jumalat? Не только, чтобы Он ввел меня в свою вечность, mitte ainult selleks, et ta viiks mind igavikku, но чтобы и Он помог мне в выборе спутника жизни. vaid et ta ka aitaks mul valida omale elukaaslast. Итак, друзья, семейная жизнь и счастливая семейная жизнь. nii et sõbrad, õnnelik pereelu.
Она начинается не с того, что ты пойдешь выбирать для себя кольца в ювелирный магазин. Et see ei hakka sellest, et sa lähed juveelipoodi valima omale sõrmused. Она даже не начинается с красивой и помпезной свадебной церемонии. Ja see ei hakka ka sellest, et teil on ilus ja suur ja uhke pulm. Она начинается с решения двух молодых людей строить свою жизнь на основании, которое называется Христос и Иисус. Vaid see hakkab sellest, et kaks noort inimest otsustavad, et nad tahavad rajada oma suhted Jeesuse ja Kristuse alustele. Эта книга написана для того, чтобы помочь молодым. Ja see raamat on kirjutatud selleks, et aidata noori. И помочь взрослым понять молодых. Ja aidata vanematel ka mõista noori. Для того, чтобы пройти этот период не вслепую, а с открытыми глазами. Et läbi käia see teekond mitte pimesi, vaid avatud silmadega. Пройти это время с мудростью и в молитве. Läbi käia see aeg tarkuses ja palves. И в Слове Божьем, которое может поддержать тебя. Ja Jumala sõnas, mis võib toetada sind. Эта книга не только о свободе, которую вы можете иметь во Христе. See ei ole raamat sellest vabadusest, mis teil võib olla Это Kristuses. честный разговор от моего сердца к вашему сердцу о чистоте. See on aus kõne minu südames, teie südametes puhtusest, Об ответственности, которую вы берете. vastutusest, mida te peate Не võtma. только за себя, но и за человека, который рядом с вами. Mitte ainult enda eest, vaid ka inimese eest, kes on teie kõrval. Для того, чтобы строить на правильном основании свою будущую семью. Et ehitada õigetel alustel teie tulevane perekond. Склоним свои сердца, помолимся. Langetame oma pead ja südamed ja palvetame. Отец Небесный, Taevane isa, все, что у нас есть, пришло от Тебя. kõik, mis meil on tulnud, see on tulnud sinult. Ты нас выбрал первыми. Sina oled meid esimesena valinud. Мы пришли из Твоего сердца. Me oleme tulnud sinu И südamest мы возвращаемся туда. ja me tahame sinna tagasi tulla. Твоя мудрость в Иисусе Христе помогает нам делать шаги в нашей жизни. Sinu tarkus Jeesuses Kristuses aitab meil teha õigeid samme meie elus. Помоги нам делать правильные выборы Aita meil teha õigeid valikuid и решения, ja otsuseid, потому что они влияют на наше настоящее. sest need mõjutavad meie praegust tänapäeva elu И они влияют на наше будущее. ja mõjutavad ka meie tulevikku. Мы не можем изменить прошлое, Me ei saa muuta minevikku, но мы можем научиться из этого. no aga me võime õppida sealt. Мы можем научиться на чьем-то прошлом, Me võime õppida kellegi teise minevikust, чтобы не повторять чьи-то ошибки. et mitte korrata kellegi vigu. Нам не всем повезло с родителями. Meil kõigil ei ole vedanud vanematega. Мы не все родились в Букингемском дворце, Me ei sündinud kõik Buckinghami palees, но мы родились от Твоего Духа. aga me oleme kõik sündinud sinu vaimust. И во Христе мы имеем больше, чем победу. Ja Jeesuses Kristuses meil on rohkem kui võit. Даруй нам эту победу и в тех выборах, которые мы будем делать. Kingi meile see võit ka nendes valikutes, mis me И teeme. особенно в выборе спутника жизни. Eriti ka valikus elukaaslasest. Я прошу Тебя за молодежь, Ma palun noorte pärast, за подростков, teismeliste за pärast, всех, кто стоит перед вопросом о выборе спутника жизни. kõigile, kellel on küsimus oma tulevase Пусть elukaaslase Твоя kohta. благодать Духа Святого поддержит каждого из них. Las sinu püha vaimu arm olgu igaühe peal. Пусть каждый из них делает свой выбор вместе с Тобой, Las igaüks teeb selle valiku koos sinuga. не отвергая Твоей помощи, Ei lükka ära sinu abi, не отвергая Твоего Слова ei põlga ära sinu sõna и Твоего совета. ja sinu nõuannet. Имя Твое да будет благословенно. Ja las sinu nimi salgu Ты, õnnistatud. живущий, вечно живой, Sina, kes sa elad igavesti, в нашем духе, meie vaimus, сегодня и вовеки. täna ja igavesti. Слава Тебе да будет. Au sulle. Аллилуйя, аминь. Halleluuja, aamen. Люблю вас. Armastan teid. Спасибо. Halleluja. Meie Jumal on võimas, amen. Aga ülestame veel kõik koos meie Jumalat, sest ta on suur ja võimas. Halleluja. Ma tänan sind kõige eest, mis teinud sa. Ma rõõmustan tänu sinule. Ma rõõmustan, tänan issandat, sest olen hea, Ma
Скажи. Ликую я. Благословлю Тебя, Господь, ведь Ты благой, наполнен я любви Твоей. Ликую вновь. Все вместе, легко. Буду славить, стены все падут, стены все падут. 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 Oleme kõik koos, nii lihtsad sõnad, paneme see meeste. Ma tänan sind kõige eest, mis teinud sa. Ma rõõmustan, tänu sinu Jeesus. Tänan Issanda, sest olen hea. Ma rõõmustan, tänu sinule. Ülistan sind, kuni muutustani. Ülistan sind, kuni muutustani. Sest sa oled võimas Jumal. Ülistan sind, kuni muutustani. Ülistan sind, kuni muutustani. Kõik au ja kiidus sulle, Jeesus. Halleluuja. me unustasime enne öelda, et võrkpalliturniir ei alga täna, aga Margi käest saab kõik vajaliku info ilmselt kätte. Aga me ootame kõiki noori kell 4 ehk siis kohe ootame noortetelki. Seal on veel meie värvide tutvustamine, nii et palun tulge kohe. ja ülejäänud saavad siis kell 5 õhtus süüa. Olge väga õnnistatud.